millal sul sünnipäev on ja kui vanaks sa said või saad? Noh, kahjuks ei ole ühes toas, nii et sa ei saa mulle otse vastata, aga mina saan sulle küll öelda. Ja ma sain 57. Ma mäletan, kui ma 50 sain, siis oli selline mingi keskea kriisi turm tuli ja mingi oluline murdepunkt. Ma kirjutasin terve raamatu sellest keset elu. Tundub, et inimestele need nulliga lõppevad sünnipäevad on märgilised ja natuke hirmsad, eks ole. Ja sõber käis külas paar päeva tagasi ja küsis, et kuule, et mis tunne on 57 olla, natuke nagu see spordireporter küsib olümpiavõitja käest või viimaseks jäänud tüübi käest, et mis tunne on, mis ta siis öelda oskab. Ja siis ma ei osanud ka kohe öelda, ma mõtlesin, et huvitav, kas ta päriselt tahab teada või, et keegi teine ei ole küsinud, eks. Ja teda teades sain ma aru, et teda päriselt huvitab, siis ma hakkasin nagu jupi kaupa nagu liikuma. Ja päriselt pani mõtlema mind ennast, eks, et vaadates näiteks nooremat põlvkonda oma laste vanuseid 20-ndates, siis meenutades ennast nooremana, kas siis näiteks 50-sena või 42-sena või võib-olla ka 17-aastasena, et ikkagi vaatad seda vanaks saamist, vanemaks saamist, natukese kriitiliselt ja natukese hirmuga, eks ole. Et kas tasub seda väga oodata ja mis tingimustel on see äge. Kas ma 50 sain, siis ma kirjutasin raamatu keset elu, ma olin sellise keskea kriisi tormides ja mul oli suur lootus. Nimelt see üks teooria keskea kriisi kohta ütleb, et inimene läbib sellise U-kõvera, et inimese rahulolu endaga ja eluga kuskil 40-ndates kukub ja siis pärast taastub ära ja kui siis see keskea kriis targalt läbi teha, siis pärast seal kuskil peale 50, üks umbes minu vanuses praegu, ta peaks tõusma kõrgustesse, kus ta pole kunagi olnud, ka noorest peast. Mõtle kui lootusrikas lubadus on see. Ja selle peale ma kirjutasin terve raamatu keset elu. Nüüd võiks endalt küsida siis, kas selles vanuses 57 on see minuga juhtunud, et kas see on tõesti nii ja kas selle peale võib loota, kas selle peale võid loota ka sina. No, ütleks nii, sõltub päevast. Lühike vastus, kui ma üldistan, on, et jah, on küll, et minuga on see juhtunud. See ei tähenda, et ei oleks must tumedaid perioode, see ei tähenda, et elu ei viskaks nagu inglise keeles curveballle või vindiga palle, eks ole, mida on keeruline lüüa või püüda, eks ole. See ei tähenda, et mul ei oleks olnud viimased 3 kuud selline nagu tumedam ja energiavaesem ja ka selline nagu keerulisem emotsionaalselt periood, eks ole. Aga kui ma vaatan selle peale, mis on juhtunud, missugused arengud ma läbi olen teinud, mis tunne on elada, siis üleüldine siuke meelerahu, hingerahu ja rahulolu on nagu oluliselt tõusnud, eks ole. Sinna kõrvale miinuspoolelt võiks panna selle, et selline eriti üksi olles, ma elan üksinda juba pikemat aega, eks ole, üksi olles selline nagu morn meeleolu, tõsise võitu meeleolu kipub nagu liiga tavaline olema. Ja see natuke rõõmsapoolse inimesena, see mind natuke nagu morjendab või natuke masendab, eks ole. Ja kui juurde panna kehv film, juurde panna näiteks halvasti välja puhanud tunne, või ka mingisugune väike haiguse pisik, eks ole, siis võib jääda mulje, et appi kui raske on. Et ikkagi on väga raske, et kui elu läheb ainult vanusega raskemaks. Tegelikult ei ole nii, eks ole. Nüüd, üks hästi oluline nüanss, mida ma tahaksin välja tuua, on vaated tööle. Mul oli kunagi noorema mehena selline Ameerikast kaasa saadud paleus või unistus, et saaks 45-selt pensionile minna, saaks settida asjad niimoodi, et kui ma olen 45, ei pea ma mitte kunagi enam, ja ma ei mäleta, kas siis raha pärast tööd tegema või üldse tööd tegema. Ma arvan, et pensionile minek tähendab, et üldse ei pea tööd tegema. Mis sinu vaade sellele on? Kui sina see raha taga ajad enda elus praegu, sõltumata vanusest, et milleks sa teed seda? Et vaata endasse, kas sul võib-olla on, nagu mul vist ilmselt oli, alateadlik soov, et ma ei teegi mitte midagi.
töö mõttes, eks ole. Mida ma ka vahepeal ei teinud, ma õppisin muusikat, olin kodus, eks ole, ja mingil hetkel hakkas nagu kripeldama, et ma olen nüüd jõudnud läbi nende muutuse rännakute ja ka läbi kirjutamise sellisesse kohta, kus mulle tundub, et sikene kas poole ajaga, igal juhul süstemaatiliselt, mitte nüüd harva esinevalt, selline enda ühiskondlikku mängu panemine koos teiste inimestega, mida tavaliselt nimetatakse tööks, on mulle isiklikult hädavajadus, vaatamata sellele, et ma justkui raha pärast ei peaks selles elus rohkem tundigi pingutama, eks ole. Aga mis siis see point on? Eks ole? Point on selles, et ühe külje pealt inimene vanemaks saades õpib, kogeb, saab aru, eks ole, ahmib endasse tarkust, heaolu ja siis tekib küsimus, et see tuleb välja anda. See tuleb kuidagi, see tuleb enne surma lahti saada. See tuleb panna ühise hüve teenistusse, eks ole. Ja näiteks siis ma proovisin muusikat, leidsin, et ei ole selles väga andekas, eks ole. Need rännakud, mida ma teen, see on oluline töö, eks ole, aga mul on järjest rohkem tekib tunne, et ma pean proovima uuesti koolitusi teha. Kui ma vaatan tagasi enda mineviku peale, kõikide tehtud töötundide ja päevade peale, siis kui ma jagan need erinevate liikide vahel ära, siis sealt vaatab vastu, et ma olen kõige rohkem päevadest teinud koolitusi juhtimiskoolitustel. Et ma olen siis justkui faktoloogiliselt de facto juhtide koolitaja olnud eelkõige. Et võib-olla mulle juhid meeldivad, mulle on juhtidega meeldinud ühes toas olla. Rännakutel ma olen inimeste õpetaja. Ja samas on see, et ma nüüd ei tea, kas ma jaksan, ma ei tea, kas ma tahan, aga ma ei saa ennem teada, kui ma ei proovi. Ja siis kuidagi tuleb selline rahva tarkus, et iga kingsepp jäägu enda niistude juurde. Tee seda, mis sa oskad. Ma rännakuks endas kindel valmistudes jõudsin sellise mõtteni. Eks ole, mis on inimese missioon, mis on inimese põhiülesanne, mis on tema nii-öelda see ametinimetus või tiitel, mida ta tegema peab teha. Ja nagu öeldakse, mida sa oled siia ilma tegema tulnud, mida teha, mida regulaarselt teha, teiste heaks, eks ole, elumängus. Me ei räägi siin enda vajadustest ja mina tüüpi asjadest. Ja siis ma mõtlen, et minu liistud on ilmselt ikkagi õpetamine, koolitamine. Ja juhul kui on see minu 57 aasta vanuse üks taipamine, juhul kui ma ei leia seda ülesse, mida teha koos teistega, teiste heaks, mis mulle endale väga meeldib ja mis mulle endal hästi välja tuleb. Ehk siis, kui ma tegelikult lühidalt tööle ei hakka uuesti, siis mul mõnes mõttes mulle tundub, ei ole mõtet pikalt elada. Ma tean, et see kõlab morbiidselt ja natuke võib-olla, kui sa pole neid mõtted mõelnud, siis nagu jahmatama panevalt, eks ole. Aga mul on palju olnud aega mõelda, katsetada erinevaid asju. Ja et kui öeldakse ameeriklaste kohta natuke põldlikult, et ameeriklased elavad, et töötada, aga eurooplased töötavad, et elada, siis ma olen jõudnud sellel töötada, et elada oma tähenduseni selleks, et saaks üldse elada, on vaja eluenergiat ja eluenergiat saab koos teistega midagi olulist ja ägedat tehes seda tegevust, seda ametit, seda tööd, mis sul ja mul, eks ole, kõige paremini välja tuleb ja omakorda, mis ka endale meeldib. Ja seda peab läbi elu proovima, katsetama, juhul kui see ei toimi, panema kõrvale, kas ajutiselt või alaliselt, eks ole. Igal juhul umbes seal ma praegu enda elus olen, eks ole, et olen ennast suurel määral teostanud, eks ole. Puudu on üks kaaslane, kellega läbi järgmise, ma tahaks öelda 30, 40, võib-olla isegi 43 aasta veel liikuda. Sõbrad kirjutasid mulle, et ela 100 aastaseks, meil on sind vaja. Ma ise mõtlesin, et 100 aastaseks, et mis ma teen need 43 aastat, et eriti kui need rasked perioodid korduvad, nagu mul oli, eriti kui tervis, füüsiline keha nagu laguneb ja väsib, eks. Et sellepärast tulebki ennast hoida, tuleb olla kontaktis teistega. Ma räägin endast praegu, eks. Ma pean olema mängus, ma pean panustama ja näiteks mina saan tööst energiat, oma koolitamise tööst ma saan energiat, ma annan midagi välja, kellegi läheb mingi pilt selgemaks, tunne läheb tugevamaks, mulle tuleb see kuhjaga tagasi. Nii et ma pean töötama, et üldse oleks mõtet elada
ja et saaks elada. Ja selleks on tarvis hoida tervist, kogeda lähedust, soojust, armastust, eks ole, magada ennast korralikult välja, leida vahelduvaid tegevusi hobide ja selliste vaba aja tegevuste näol, eks ole. Nii et soovin sulle ja endale järjest paremat vanemaks saamist. Igas perioodis on omad ülesanded, igas vanuses on omad arengud, igas vanuses on omad väljakutsed, eks ole, aga juhul, kui see sinu puhul ka see kõver kehtib, eks ole, keskea kriis ja sellele järgnev tõus, eks ole, siis on justkui põhjust olla lootusrikas. Ja mina praegu olen. Nii et aitäh, et sa kuulasid, kaasa mõtlesid, et sellistel isiklikel teemadel, mis tunne on 57 olla. Mul praegu selles vanuses. Kõike head sulle.